Tere jälle! Täna ma räägin sulle ühest hommikust, mis algas raskesti või oli see lihtsalt tunne. Võlusopi 22. lugu. Ma ei taha kooli minna. Võlusopis oli varahommik. Õhk oli jahe ja pehme. Udu magas veel muru kohal ja kastepiisad puhkasid rohukõrtel. Vana tamm sirutas oma oksi aeglaselt ärkava taeva poole. Lumi istus tamme juurte vahel. Ta ei joonistanud ja ta ei vaadanud pilvede poole. Ta lihtsalt istus ja oli niisama. Ruuno oli natukene eemal, kritseldas midagi enda märkmikku. Aga täna oli midagi puudu. Kas sa märkad? Küsis Lumi. Ruuno tõstis pilgu. Jah, Siira. Tavaliselt oleks ta juba siin, naeraks, jookseks, ütleks midagi täiesti ootamatut. Aga täna oli metsarada vaikne. Siira ei jooksnud üle lagendiku. Ei olnud kuulda tema rõõmsat tere tulestiku. Lumi vaatas metsaraja poole ja siis ta nägi teda. Siira tuli, aga mitte nii nagu tavaliselt. Ta ei jooksnud, ta ei hüpanud, ta lihtsalt tuli. Aeglaselt. Tema seljakott rippus viltu ühel õlal ja tema sammud olid rasked, nagu oleks iga samm natuke liiga raske. Lumi tõusis kohe püsti. Siira, ütles ta. Siira tuli lähemale ja istus maha. Ta ei vaadanud neile otsa. Ma ei taha minna, ütles ta. Ruuno pani oma märkmiku kinni. Kuhu? Küsis ta. Siira vaatas maha. Kooli. Ta ohkas. Ma ei taha kooli minna. Kas midagi juhtus? Küsis Lumi õrnalt. Siira raputas pead. Ei, ta mõtles. Võib-olla. Ta pani käe kõhule. Mul on siin tunne, ütles ta, nagu väike sõlm. Ruuno kummardus natuke lähemale. Kas see on selline sõlm, mis ütleb ära tee? Siira vaatas teda üllatunult. Jah, huvitav, ütles ta. Siira ohkas. Sa ütlesid, ma ei taha, jätkas Ruuno. Mitte ma ei saa. Lumi vaatas teda. Mis vahet seal on? Ruuno tuli lähemale. Suur vahe. Üks on võimatu, teine on tunne. Lumi istus Siira kõrvale. Miks sa ei taha? Küsis ta. Siira kehitas õlgu. Aga see ei olnud selline tavaline ma ei viitsi kehitus. See oli raske. Ma ei tea, ütles ta. Lihtsalt ei taha. Hommikul läks kõht imelikuks, lisas ta. Ja siis ma mõtlesin, et äkki ma ei lähegi. Ruuno kallutas pead. Kas sul on hirm? Küsis ta. Siira vaikis hetke. Siis noogutas väga vaikselt. Mina ka kardan vahel, ütles Ruuno.
kord, kui mul pidi valmima suur leiutis ja ma ei teadnud, kas see üldse töötab. Siira vaatas teda. Mida sa siis tegid? Runo mõtles hetke. Ma lahterdasin selle väiksemateks tükkideks. Kõigepealt vaatasin ainult esimest asja, siis järgmist ja siis veel järgmist. Siira raputas pead, aga kool ei ole leiutis. Runo muigas. Ei ole, aga mõtlemine on natuke sama. Siira tõmbas põlved lähemale. Mis siis, kui mul on seal ikka imelik olla? Lumi vaatas teda. Mis siis juhtub? Siira mõtles. Siis mul on imelik olla. Ja siis Siira avas suu ja sulges selle jälle. Tegelikult ma ei tea. Runo tõstis sõrme. Mul on üks teaduslik fakt. Siira ohkas. Muidugi on. Meie aju kardab tihti just neid asju, mille kohta ta veel täpselt ei tea, mis juhtuma hakkab. Aga kui me teeme esimese väikese sammu, siis aju saab uut infot ja rahuneb natukene. Siira vaatas oma käsi. See ei tundu asja paremaks muutvat, ütles ta. Runo mõtles hetke. Ta ei muutu kohe teistsuguseks, ütles ta rahulikult. Sa pole talle ju uut infot veel andnud. Runo toksas kergelt näpuga Siira õlga. Siira iitsatas vaikselt ja muigas natuke. Aga ainult natuke. Tamme okstes liikus midagi. Sügav sinine valgus. See oli Frederik. Kõige targem liblikas, keda leida võib. Ta maandus vaikselt tamme oksale. Ma kuulsin üht mõtet, ütles ta rahulikult. Millist? Küsis Siira. Mõtet, mis ütleb, ma ei taha. Frederik vaatas Siira poole. Kas sa tead, Siira, et hirm ja julgus käivad tihti koos? Runo noogutas. See on loogiline. Siira vaatas teda. Ei ole, ütles ta. Frederik naeratas õrnalt. On küll. Julgus ei tähenda, et hirmu ei ole. Julgus tähendab, et sa liigud natuke edasi, isegi siis, kui hirm on kaasas. Tunne ei kao alati enne. Vahel ta rahuneb siis, kui sa alustad. Kas see on ainult kooliga nii? Küsis Lumi. Frederik raputas pead. Ta liugles aeglaselt õhus. Ei, see tunne võib tulla ka siis, kui sa ei taha midagi muud teha.
näiteks küsis Runo. Frederik loetles. Hommikul tõusmine, hammaste pesemine, trenni minek või mõni asi, mis tundub lihtsalt tüütu. Siira naeris. Mul on see koristamisega. Kõik muigasid. Frederik ütles. See tunne ütleb, ära tee seda. Aga tegelikult tähendab see sageli. See tundub ebamugav või ma ei taha praegu pingutada. Runo mõtles. Nii et see ei ole käsk. Ei, see on lihtsalt tunne. Lumi vaatas oma käsi. Siis ma ei pea teda alati kuulama. Sa võid teda kuulata, aga sa ei pea teda juhtima laskma. Siira ütles. Mul on tihti nii, et ma ei taha trenni minna, aga pärast on hea. Mõnikord kaob see tunne alles siis, kui sa oled juba alustanud. Siira hingas sügavalt sisse. Ta vaatas taevasse. Pilved liikusid aeglaselt. Ma ei pea tahtma, ütles ta vaikselt. Ma võin lihtsalt alustada. Frederik naeratas. Tuul liikus õrnalt läbi rohu. Frederik tõusis õhku ja lendas aeglaselt mööda metsarada edasi, mitte nende poole, vaid natuke eemale, nagu kutsuks. Siira tõusis püsti. Ma ei taha ikka minna, ütles ta ausalt, aga ma arvan, et ma saan ühe sammu teha. Ta tõusis püsti ja pani seljakoti korralikult selga. See tundus natuke kergem. Kas te tulete natuke kaasa, küsis ta. Muidugi, ütles Lumi kohe. Ma teen selle kohta märkmeid, ütles Runo. Siira ja Lumi naersid. Nad astusid esimese sammu ja teise ja siis veel ühe. Ja midagi kummalist juhtus. Tunne ei kadunud. Aga ta ei olnud enam nii suur. Mõnikord on nii, et kõik tundub liiga suur. See tunne on päris, aga piisab ühest sammust, siis teisest. Sa ei pea alati tahtma. Iga suur julgus algab ühest väiksest sammust. Nii on.